kuulda sellest, et kuidas on see koostöö Alariga olnud, et mida te olete Alariga teinud kõigepealt? Vau! Selles mõttes, et koostöö on olnud mitmekülgne, aga välja tooksin võib-olla hästi suurt koostööd juhtidega, juhtide osas just. Et meie kõik juhid, mida on 50+ juhti Tele2-s, on läbinud kõik Alari koolituse ja tulnud see piltlikult öeldes tagasi teise inimesed. Kuidas seda kirjeldad? Mis on see teine? Mis on muutunud? Et on väga palju taipamisi, et inimesed on saanud või juhid on saanud aru, et neist loeb nii palju, et nemad ise peavad olema sellises kohas, et tegeleda oma inimestega, et nemad oleksid heas kohas, et teha oma tööd siis veelgi paremini südamega, sest kui nemad ei ole heas kohas, siis neil ei ole mitte midagi anda. No, kui su klaas on nagu pooltühi, siis sul ei ole mitte midagi anda. Ja neid taipamisi inimesed on nagu väljendanud, et ma saan aru ja mis tsoonis ma olen märganud, et ennast ja siis saab märgata teisi. Ja selle tulemusena ka tooksin välja, et meil on kõvasti kasvanud, et viimane uuring, mis meil Tele2 sees on, töötajate rahulolu uuring, on üks küsimus, et kui palju sa soovitaksid oma juhti teistele. Ehk juhi soovitusindeks oli jaanuar nüüd see aasta 93, et on nagu kõvasti kasvanud. Nii et juhid on arenenud kõvasti tänu Alari koolitustele ja see kõva skoor, maailma tase, ma ütleks, 93. Kas ma saan õigesti aru, et Alari koolitusel said nad teada, kuidas oma emotsioone paremini juhtida, kuidas märgata oma emotsioone paremini, sealt edasi, kuidas neid juhtida paremini ja see on loonud siis parema õhkkonna juhtimisele, et nad oma töötajaid juhiks siis paremini. Aga mismoodi see siis töötajaid on ju mõjutanud ja kas töötajad on siis töötajate tulemus on kuidagi muutunud? Jaa, et Alari koolitused me saime selles mõttes ka teada nagu selle, et vaata, kui sa juhid ennast, eks ju, oma emotsioone, oma tujusid, ja siis juhi tegelikult üks suuri rolle on ka juhtida oma inimeste tujusid ja rolle, et kui ma olen nagu halvas kohas, halvas tujus, ma ei saa midagi välja nagu anda, eks ole, ja juhid on saanud aru sellest ahelast, et mina, minu tiim, kliendid, eks ju, et see on kõik nagu omavahel seoses ja kui mina olen nii-öelda piltkudes närtsin lilljuhina, eks ju, et mida mul on siis nagu anda ja sealt edasi nagu anda, et see on väga tihedas seoses ja tänu kõike seda me seal Alari koolitusel teada saime, kuidas ise hoida ennast seal klaas täiskohas. Kuidas kas on ka teeninduse tase kuidagi muutunud või kuidas on teeninduses peegeldanud just see ahela just kui viimane ots? Jaa, et väga on, et tahangi siin võib-olla uhkustada, et kogu selle arenguga oleme me 2 aastat siis Kantar Emori uuringu järgi kõige soovitatum telekommunikatsiooni ettevõtte Eestis. Juhuu! Jaa, et see on andnud kohe reaalset tulemust ka sinna teenindajateni. Kuidas sa ise täna näed seda õhkkonda, kui sa liigud võib-olla erinevates osakondades ja suhtled juhtidega, kas sa tajud seda erinevust ka ise? Jaa, ma täna olen ka kontoris, istun teenindajate juures ja siis tunnen, kuidas inimesed nagu tegelikult naudinguga nagu teevad tööd või kui nad on nagu rõõmsad ja kõik siuksed väiksed, eile ma käisin ühes esinduses ka ja siis ta pärast veel kirjutab mulle, et nii tore on näha ja mida ma varem nagu ei tajunud, et siuksed mitmetasandilist nagu, kuidas seda nagu suhtlust ja tänamist igal pool ja siukest märkamist ja siukest soe olemist ja südamega hoolimist ja seda nagu tunda nagu igal sammul. Et ehk siis sellised väiksed asjad suhtluse tasandil, kommunikatsiooni tasandil on hakanud looma seda turvalisemat õhkkonda siis, kus töötajad on rohkem avanenud või on neil tekkinud veel? Jaa, täpselt, et nad selles mõttes on loonud ka juhi ja tiimi vahel sellised, et ma saan rääkida, eks ju, et kui ma olengi halvas kohas, et see on okei nagu rääkida, mitte seda nagu varjata, vaid okei rääkida, et koos saab paremini. Et mul just täna oli üks lugu see, et üks teenindaja väga halvas kohas, väga halvas, ja siis juht tegeles, ta just jagas minuga vaata seda, et on täna nagu teine inimene 2 päeva hiljem ja et vau, et ja siis me rääkisime jälle, et kui tähtis on hoida seda tuju ja emotsiooni ja et inimesed see koroona ajal ikkagi kodus vaata läksid natuke mingisse kohta. Seal peab eriti pidi tegelema.
Samas hästi huvitav, et kuidagi, kui enamus ettevõtetel on justkui tundub, nagu oleks raske ära tabada, et sellel emotsiooni juhtimisel ja ka ärilistel tulemustel on justkui väga tugev seos, et kuidas see integratsioon teie ettevõttes on läinud, et kas ta on lihtne mõista, sest et emotsioonide juhtimine kõlab justkui kõige pehmem teema üldse ja kuidas need on küll nende numbritega lõpuks seotud, mida me tegelikkuses soovime ju kasumi näol saada. Ei, meie ettevõttes siin pole mingit küsimust ja isegi meie müügidirektor on koolituse läbinud ja väga-väga saab aru sellest seosest ja kõik meie juhid, et seal on väga suur seos, et kui selles mõttes, et kui sa teed midagi kohustuse pärast, et mul on kohustus müügi eesmärgid täita või need asjad, või sa tahad, eks ju, et see ka tuleb Alari koolis, et mis sa pead või mis sa tahad ja pingutus ja puhka selles mõttes, et see on areng. Et mis oleks see soovitus võib-olla teistele ettevõtetele, et kuidas seda seost võib-olla veel selgemalt välja tuua, et kuidas emotsionaalne õhkkond ja selle olulisus on otseselt seotud nende tulemuse saavutamisega. Kui vaadatagi rahulolu, selles mõttes töötajate rahulolu ja müügi tulemused, et need on väga tihti korrelatsioonis ja meil on ka korrelatsioonis, et ja kui see ei oska, siis Alari käest saab head nõu.